Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Täna ma tahan teha värske kapsasuppi. Siin on kuskil veerand kapsast, umbes 1,5 kilone kapsas, 2 porgandit, 3 kartulit, 1 sibula ja siin on alla poole paprika ka kasutame ära, varssellerit ja grillimise õhtust on jäänud grillliha. Ta on juba praetud, ta on pehme. Ja siin ma tahaks nii teha, et need on juba, kuna praetud on, siis ma kõigepealt tahaks nagu sibula pannil ära praadida, siis porgandi, siis paprika pannil ja ilmselt seda ka hästi väikses koguses rasvas. Kartulit ma peenestan väikeses kuubikutes kartuli ja kapsa ribadeks ja siis ma panen multikeetja potti, et siis keeta niimoodi, et ise ei pea juures passima. Ja siis saan lõunaks värske kapsasupi. Nii, kõigepealt hakkame siis tükeldama sibulat. Sibula kohe pannile praadimiseks. Sibula ma hakin nagu väiksemateks kuubikuteks. Läheb kohe pannile praadimiseks. Sibula ma praen klaasjaks. Ma pruuniks teda ei prae. Ja kummutan ka porgandi. Nii, sibula pannile. Kohe peenestan ka porgandi. See tahaks ka tegelikult natukene tükeldamist. Muidu ta supis ei taha kuidagi pensionäridele meeldida. Ta on küllaltki selline, jääb millegi pärast kõvaks. Ja see läheb ka nüüd pannile. Siis potti. Praadimise juurde siin võib panna ka tükikese võid. Ja kui siin rasvaine nüüd hakkab nagu otsokorrale saama, ehk ma ei taha rohkem pruunistada, siis paneme kas puljongit või vett natukene juurde, et ta hauduks eelnevalt. Kõik supid ja absoluutselt kõiki toite saab seal. Siin me peenestame siis selle kartuli ka nüüd ära. Kuubikutes lõikame ta esialgu nagu viiludeks
ja need viilud saab siis panna pikali ja siis lõikame need kõige enne niimoodi ja siis hoobikuteks. Vaatame, mis selle lihaga saab siis. Vaatame, mis nuga selle paremini lõikab, see lõikab selle paremini. Ta on küll grillitud, aga ikkagi on selline tugev võitu, küll ta hautamisega pehmeks läheb ka. Nii, siin saab nüüd liha hakata korrast nagu panema siia sisse potti. Ja kõige põhja ma panen nagu ikka sibula praetud. Et mõni ütleb, seda nimetab ka veel supi põhjaks. Ja nagu ikka siin me katame, likkame ühtlaselt laiali ühtlase kihiga. Ja siis siia paneme peale lihaained. Kõik, mis meil siin on. Lihaaine kannatab nagu all rohkem kuumust ja tahab rohkem nagu küpsemist. Nii. Ja siis ma tükeldan nüüd peale siia kapsa. Natuke siit poolt jääb, natuke siit ja ikka väga pikaks ei jää see kapsa. Võib ka riivide kapsast. Aga nagu näete, ma olen laisk, et ma ei viitsi nüüd riiviga otsida. Nii. No ja nüüd ma panen siia kartuli ka. Kartuli kõige peale. Ja eks nüüd siis on vaja maitseaineid igasuguseid panna. Nii, nüüd ma panen siia soola, 1 suppilusega täis. Siis ma panen maitseainete segu. Igasust kuivaineid, mis kellegil on. Võib see peale siputada. Musta pipart. 1-2 loorberilehti võib panna. Kohe paneme. Pärast saame need ära koristada. Loorberilehte me supisse ei jäta, läheb pärast kibedaks. Ja nüüd me kallame kuuma vett peale. Niimoodi, et see keeva vett, et see on kaetud. Kindlasti supp on kaetud ja siis isegi rohkem, sest muidu ei teki suppi, kui me vett ei pane nii palju. Aga siin on potil on
kriips, kuhuni võib panna vett ja rohkem siis ei pane. No siin on peaaegu liiter peaaegu on meil vett. Natuke võib veel juurde panna. No ja kõik. Ega rohkem ei panegi. Ja nüüd see läheb siia kiitese sisse. Nii, nüüd on ta siin potises, paneme kaane kinni. Pistiku seina. Nii. Ja nüüd me otsime siis välja režiimi. Nii, siin on meil praegust kana millegipärast, siis vajutame edasi veel, nüüd tuli porgand ja nüüd tuli köögivili. Ja siis me võtame siit, siis nüüd otsime hautamine, praadimine, küpsetamine, supp. Ja supiks ta pakub meil aega 1 tund ja 10. See isegi sobib 1 tund ja 10. Kui rohkem tahaksime, siis võib rohkem panna. Nüüd me paneme siis, see aeg meile sobib, nüüd paneme taimeri tööle. Taimeri paneme 1 tund. 1 tunni pärast, mulle meeldib, et 1 tunni pärast hakkab toimetama ja nüüd me paneme stardi. Ja kõik, nägemist. 2 tunni pärast me tuleme õuest tuppa, meil on supp, värske kapsasupp valmis.